Tere kõigile siis, kes te meiega liitunud olete. Mina olen Silvia, Eesti Krüptoraha Liidu meediajuht ja viingi siis täna läbi seda üritust, kuidas krüptopettustest hoiduda. See tundub justkui teema, millest on nii palju räägitud, kuid ometigi meie Eesti Krüptoraha Liidus saame endiselt igakuiselt erinevalt kirju endale postkasti, kus keegi on jälle saanud petta või küsitakse nõu mingisuguste kahtlaste ettevõtete kohta. Nii et tundub, et ikkagist on hea, kui me räägime need asjad veel kord üle. Ja nii, vaatame siin millegi pärast. Teemad ongi siis meil levinuvad pettused, kuidas mitte ohvriks langeda ja mida teha, kui oled petta saanud. Ja alustamegi siis sellest, et mis on siis investeerimispettus. See on siis see, kus keegi pakub teile võltsvõimalust kasumi teenimiseks. Ja just nimelt pettuse all siis mõeldaksegi tahtlikku pettust, mille eesmärk on oma kasu või teisele osapoolele kahju tekitamine. Ja ka mõned faktid. Näiteks siis 2021. aastal viidi koju rekordilised $14 miljardit krüptovaluutat, mis oli siis suuresti tänu DeFi tõusule, kes siis ei tea, mis on DeFi. DeFi on detsentraliseeritud finantsinstrumendid, mis on siis krüptos nii-öelda uus populaarne laine. Ja krüptoga seotud kuritegevusega seotud kahjud kasvasid 79%. Ning vargused kasvasid 2020 aastaga võrreldes 516%. Ja sellest kogusummast 72% on siis just võetud DeFi protokollidest. Nii, levinuvad pettused. Levinuvad pettused põhiliselt ongi siis see, et väga palju pettuskeeme kasutavad neid samu põhilisi algtõdesid, tuletavad sellest mingisuguseid versioone, kuigi on ka väga sellised mingid ainulaadsed ja üksikud nii-öelda skeemid, mis ongi võib-olla ainult siis, kui üksi pulki uurida, siis saab teada, et tegu on skeemiga. Ja siin on kohe ka näide, näiteks Joe Biden, kes siis küsib inimestelt, et saada mulle $1000, ma saadan sulle $2000 vastu. Jah, siin on küll see sinine verifitseeritud linnukene ka peal, aga ilmselgelt Joe Biden, Ameerika president, ei küsi teilt mingisugust raha. Võib ka olla versioon, näiteks väga populaarne on saada mulle üks Ethereum, ma saadan sulle 2 tagasi. Et need kohe kindlasti ei ole mingisugused legitiimsed nii-öelda tehingud. Samuti näiteks siin on Kaja Kallas oma uues finantsintervjuus aitab inimesi. Kaja Kallas kindlasti ei tegele mingite finantsnõuannete pakkumisega. Samamoodi ka näiteks Kristo Käärmann, kes on siis Transferwise'i praeguse Wise'i üks loojatest, on siin, see liikus väga pikalt ringi, et siin just toob finantsvabaduse kõikidele ja näete, alla on isegi pandud, et kommentaar justkui muudab selle legitiimseks, et kellelgi juba läks väga hästi, aga see on ikkagi siiski pettus. Siis on scam emailid, mis on siis, neid me näeme väga palju just endal Eesti Krüptoraha Liidus tuleb meile, kus inimesed siis pöörduvad meie poole, aga alati siis tuleb vaadata just, et kas see logo, kas kaubamärk, kas see e-posti aadress on see sama, mis siis sellel legitiimsel ettevõttel päriselt, et antud juhtumis siis siin küsitaksegi näiteks Coinbase'i kohta. Coinbase ise on tegelikult väga seaduslik ja õige koht, kus inimesed nii-öelda tegelevad krüptoga, aga samas, nagu te loete siit, siis on ka näha, et läbi Coinbase'i kuidagi keegi kuskilt küsib jälle mingisuguseid summasid ja see juba on nii-öelda punane lipp sellele, et tegemist on mingi kahtlase asjaga, sest et Coinbase ei tule niimoodi kelleltki raha välja nõudma. Ja see lugu jätkuski siis, ma paningi kohe pildid, ehk siis kellegi ema siis on ju kuskil kahtlasel börsil, kaotas raha, kus oligi keegi siis küsis talt jälle mingisuguseid meeletuid summasid just Coinbase'i kaudu seotud bitcoinidega.
aga just me siin, Gilbert meil tubli tegi sellele natuke uurimustööd ja andiski info, et tegemist on pettusega ja mingisugune raha suudeti sealt päästa, viidi ka informatsioon politseisse, kuid kas ka nagu kõik raha tagasi saadi, et sellistel juhtudel see kogu raha tagasi saamine on ikkagi väga õhkõrn võimalus. Samamoodi kirjutati meile siis Belin Capitali puhul on ju, et see link kohe viis siis mingisugusele kahtlasele lehele. Siin on ka vastus Gilberti poolt, et tegemist on pettusskeemiga ja et kiire taustauuring näitas, et ei ole sellist maklerifirmat, mida kuskilt leida, samuti ei ole olemas neid litsentse, millele nad kodulehel viitavad. Ja et kindlasti siis teha politseile avaldus, esitada kõik andmed, kirjavahetus ja telefoninumbrid ja kindlasti mitte raha juurde kanda. Et sellised e-mailid on meil tõesti väga sagedased ja väga, ütleme 90% on ikkagi tegemist skeemiga. Siis on olemas võlts giveaway'd, kuna meil on Elon Musk, kes väga palju räägib krüptost enda sotsiaalmeedias. Meil on veel mõned tuntumad tegelased, et siis kas või YouTube'i videosid vaadates, mida iganes kuskile kõrvale sinna ilmuvad mingisugused imelised giveaway'd, kus antakse mingisugustes suurtes kogustes krüptorahasid ära. Kõik need on pettused, et ei tasu klikkida sinna, isegi vaadata mitte sinna poole. Muidu võetakse teie raha ja lihtsalt kaavad. Ma korraks kiirelt. Nii. Üks hetk. Nii. Pump and dump skeemid. Jah. Pump and dump skeemid siis on sellised, kus siis kutsutakse sind kuskil grupis nii-öelda liituma siis näiteks kas mingi grupiga või see võib olla ka üksikisik. Nagu te siit näete, selle saatis minule minu sõbranna Instagramis, et tema poole pöörduti sellise jutuga ja pump and dump siis kujutavadki endast siis sellist asja, et inimesi veendakse, et näete, mingi selline hea coin, tuleme kõik paneme koos raha alla, pumpame selle hinna hästi kõrgeks, saame sealt oma kasumid ja kõik on õnnelikud justkui. Aga tegelikult need, kes seda skeemi teevad, nemad juba võtavad oma raha ennem välja, kui teie oma kasumeid nii-öelda jõuate üldse realiseerida ja toimubki nii-öelda kogu selle asja kokku kukkumine ehk siis dump. Ja nagu te näete siit kirjast on ju, et usually 350 kuni 880% on mingisugused kasumid, mis krüptos ütleme tegelikult ei ole midagi nii ulme, aga samas keegi kuskil jälle pakub mingisugused meeletud head protsendid, samamoodi kui te vaatate seda kasutaja nime on ju Sharon James, mingi 7YF77, kõik sellised asjad viitavad sellele, et tegemist ei ole legitiimse asjaga ja ei tasu üldse mingisuguste pump and dumpidega ennast tegelikult siduda. Nii, siis on veel võltseksperdid sotsiaalmeedias. Seda näeb väga tihti, kui on näiteks inimene, kellel on investeerimisega seotud konto, krüptorahadega seotud konto, siis sinna alla ilmuvad erinevad sellised kommentaarid on ju, kus siis kellelgi on mingi väga elumuutev kogemus olnud on ju, kus ta siis saab väga palju raha. Need on kõik suhteliselt üks-ühele sarnaselt kirjutatud on ju. Ja nagu te näete, siin on see Gabriel Viki ütleb, on ju, et ta teenis üle $30,000 on ju, selle Trade with Arturiga on ju nii, aga kui me nüüd vaatame seda Trade with Arturi Instagrami kontot, siis see on kõik pettus, see on võlts ja see on skeem, et alati, kui te näete, et on selline konto ülesehitus, kus tal on biograafias kirjas Forex trader, mentor, liitu minu community'ga, tal on erinevad pildid inimestest, kes näitavad, et nad on saanud raha. Tal on muidugi ka mitukümmend tuhat jälgijat, et kõik sellised punktid viitavad sellele, et tegemist on tegelikult pettusega ja ei tasu sinna oma raha panna ega üldse suhelda nende inimestega edasi. Siis on väljapressimishepettused, kus siis
ütleme nii, et keegi siis võtab teiega ühendust, et neil on teie mingisugused delikaatsed andmed, näiteks mingisugune parool või mingisugune muu info ja kui te neile raha ei kanna, siis see avalikustatakse. See on täielik väljapressimine ja see on üldjuhul skeem, kui te neile ühe korra raha saadate, siis nad tahavad veel ja veel ja veel. Et siin ongi näide see email, siin on mingisugune private investigator, eradetektiiv siis on ju, võtab ühendust ja ütlebki, et kui te kannate $2500 läbi Bitcoini, et siis ma umbes saan teid aidata, on ju. Et ja kustutame kõik need failid ja nii edasi. Et ikkagist, kuna jälle keegi pöördub teie poole mingisuguse kahtlase sooviga midagi teilt saada, siis see on ikkagist skeem ja ignoreerige ja teatage sellistest asjadest. Siis on fake mobiilirakendused, ehk siis neid võib ka leida samamoodi Google Playst ja Apple'i App Store'i kaudu. Kindlasti tuleb vaadata jälle, kas need logod on samad, kas see nimi on täpselt sama, milline, võib-olla Google'da juurde, milline on päriselt selle õige rakenduse nii-öelda äpp välja näeb, et siin ongi näiteks Bitfinexi rakendus, mida proovitakse siis kuskilt internetist alla tõmmata, mis ongi kõik nii-öelda võlts, on ju, et kõigi selliseid asju topelt üle kontrollida ja ikkagist vaadata, et te tõmbate alla reaalsest õigest kohast. Siis on olemas andmepüügipettused, see on siis see klassikaline skeem, kus siis pettur üritab hankida teie isikuandmeid nagu nimi, aadress, isikukood. Kui te olete krüptoga seotud, siis need võivad olla näiteks, et nad soovivad saada teie privaatvõtmeid või mingisuguseid muid neid 12-sõnalisi fraase kuidagi teie käest kätte. Kindlasti ei tohi kellelegi kolmandatele osapooltele seda informatsiooni anda. Selliseid pettusi te leiate ka väga palju erinevatest foorumitest, sotsiaalmeedia saitidel. Näiteks kui ka postitate, on ju, siis, et te vajate abi, on ju, võib tulla kohe mingisugune pettur, kes ütleb, näete, siin postitasite, et teil on vaja abi, näed, mina oskan aidata täpselt oma mingisuguse, kandke mulle natuke ja kohe on probleem lahendatud, on ju. Et need on kõik skeemid, pettused, ei tasu minna sinna õnge. Siis on olemas raagpullpettused ehk siis eesti keeles siis vaiba jalge alt tõmbamine. Minu meelest see pilt, mis ma siia leidsin, kirjeldab seda väga hästi. Ja see on siis olukord, kus ütleme, et tullakse välja mingisuguse uue krüptovaluutaga, on ju, ja need arendajad otsivad siis sinna endale varajasi investoreid. Et kui sa varakult investeerid, siis sul on võimalus ka saada väga palju raha, on ju, kasumeid. Aga tegelikult siis, mis tehakse, võetakse see raha, kogutakse kokku ja siis tegelikult lihtsalt kaotakse ära kuskilt pildilt ja kedagi sul ei ole võimalik kuidagi kuskilt kätte saada ja oledki saanud tünga ehk siis raagpuld. Ja selliseid skeeme vältida, ütleme nii, et need on päris raske nii-öelda pihta saada, sest et on ka olemas projekte, kus sul ongi näiteks kogu tiim välja toodud, sul on eelnevalt näiteks need arendajad, neil on hea maine ja kõik nii edasi, aga siis lihtsalt järgmine hetk ikkagi jääd oma rahast ilma, et sihukest asja ei või kunagi ette teada, aga samas just nagu jällegi see, et teha piisavalt uurimustööd aitab ikkagi vähendada seda riski mingil määralgi kasvõi. Nii. Siis on meil veel NFT pettused ehk siis NFT ostmise jaoks sul on vaja luua krüptorahakott ja Discordis, Telegramis ja muud sellised avalikud foorumid, need on siis see, kus siis tihti krüptoinimesed siis tegutsevad. Sinna pannakse erinevaid mingisuguseid pahatahtlikke hüpikaknaid, mis viivad sind just kui Metamaski lehele. Metamask on siis üks võimalus, kus sa saad siis rahakoti endale. Just kui näeb kõik jälle samasugune ja okei välja, aga mingid teatud erinevused on ju näiteks veebileheküljel või mingid muud moodi,
et seda tuleb jällegist jälgida, et kuskilt suvaliselt ei klõpsutata. Ja mida siis võidakse ka teha selle NFT-ga ongi, et sina näiteks lood NFT selle pildi, aga need petturid näiteks teevad samasuguse, avavad võltsitud OpenSea konto. OpenSea on siis platvorm, kus saab NFT-sid osta ja müüa. Ja panevad näiteks sinna müüki, mis samasuguse siis pildi, samasuguse asja, mida tegelikult teie ju olete teinud. Ja siis on automaatselt juba nii-öelda väärtusetu, sest et nii-öelda duplikatsioon toimub ja ongi toimunud nii-öelda pettus. Et ka neid on väga palju viimasel ajal just selle NFT buumiga tekkinud erinevaid või näiteks keegi saadab teile mingi lingi, et vaadake see mingisugune NFT ja siis see viib teid sinna kuskile järgmisesse kohta, kus te peate näiteks oma rahakoti ühendama ja järgmine moment see rahakott teil tegelikult tehakse varadest tühjaks, kui seal mingit raha peal on. Et hästi ettevaatlik tuleb olla ka nendega. Veel mõned levinud pettused. Võltsid ICO-d ehk siis initial coin offering ICO-d siis on need, kus ütleme, mina soovin teha mingit head krüptoprojekti, nüüd mul tuli idee, aga mul on selleks rahastust vaja, siis inimesed saavad investeerida enda raha, et toetada siis nii-öelda sellega, et ma saaksin enda projekti käima lükata. Aga väga tihti on need just sarnane selle eelneva raakpulliga, ehk siis me paneme kõik oma rahad sinna sisse, loodame, et siit nüüd ehitatakse mingisugune hea projekt, aga tegelikult võetakse raha ja lihtsalt minnakse sellega. Samamoodi libarahakotid, just nagu mainisin, siis on ju see MetaMaski näide on ju, erinevaid on veel, on ju, mis ongi kuidagi jälle kahtlaste lehtede pidi, inimesed satuvad sinna peale, tõmbavad alla ja kui sa seal juba tõmbad alla, juba trükid enda mingisugused tähtsad informatsioonid sinna sisse, aga kellelgi tegelikult on ligipääs nüüd juba sinu arvutisse ja saab ligipääsu ka sinu delikaatsetele andmetele. Ja siis on ka võltsid krüptoraha kauplemisplatvormid. See on siis just ongi, et kuskil, kus saab kaubelda, jälle keegi on kuskil teinud sahkermahkerit. Nii. Millised ohud siis varitsevad ning kuidas mitte ohvriks langeda? Ma panin siin punktidena ja siis räägin natukene juurde ka, et soovimatu kontakt. Ehk siis ongi see, et teiega võetakse siis ühendust ootamatult telefoni või sotsiaalmeedia või meili või tekstisõnumi kaudu ja räägitakse mingisugusest suurepärasest investeerimisvõimalusest, on ju, aga tõesti ükski seaduslik nõustaja, maakler ei pöördu tänapäeval teie poole läbi telefonikõne või mingite sõnumite, et kui see nii on, siis tungivalt soovitatav on suhtlus viivitamatult lõpetada. Ettevõtte registreerimine finantsjärelevalve asutuses. Ehk siis tuleb alati kontrollida ka näiteks seda, kuhu see ettevõte on registreeritud, et tavaliselt kodulehekülje seal kuskil kõige all on neil olemas täpne aadress, mis riigis nad nii-öelda tegutsevad ja nii edasi, et saate alati vaadata, kas see on reaalselt ka registreeritud ettevõte, kas see on nii-öelda kas see on eksootilises jurisdiktsioonis ehk siis offshore jurisdiktsioonis, siis kui on, siis suure tõenäolisega on tegemist pettuliku ettevõttega. Samuti võite ka panna näiteks, kui seal on aadress, panete näiteks Google Mapsi ja panete Street View, on ju, et ka niimoodi ma olen leidnud, et näitab tegelikult Street View näitab kuskil hoopis mingit prügikasti, on ju, et ja sa näed kohe ära, et tegemist ei ole mingisuguse finantsettevõttega, on ju, kui teie asukoht asub prügikastis, on ju. Nii, hoiatused ja negatiivsed arvustused. Kontrollige alati, kas siis on olemas mingisugused veebis erinevad arvustused, review'd selle ettevõtte kohta. Te saategi panna otsingusse näiteks, ütleme, firma nimi on Financial Education Company, siis panetegi Financial Education Company Review, scam, mingid erinevad sellised asjad ja väga palju on lehti, mis tegelikult teeb review'sid selliste erinevate ettevõtete kohta, kus suure tõenäosusega sa leiad ka mingit tagasisidet inimestelt, kes kas on petta saanud või siis nende enda kogemust, on ju. Siis tundmatu toode,
kui te ei mõista toodet, millest te kavatsete investeerida, siis vältige seda. Ärge kunagi kandke oma raha üle, kui te ei mõista täielikult, kuidas ja miks saate teile lubatud väga suurt kasumit. Ehk siis alati olge kindlad selles, kuhu te panete oma raha, mis see ettevõte on, mida te tegelikult nagu endale ostate, on ju. Tundmatud partnerid. Kui ettevõte väidab, et nad on näiteks teiste kauplemisplatvormide äripartnerid ja ei esita mingisuguseid tõendeid või esitatud tõendid näevad olevat ebaseaduslikud, siis on soovitatav sellise ettevõttega suhtlemine lõpetada. Tänapäeval ei ole enamikul kauplemisplatvormidele partnerlussuhteid maaklerifirmadega. Seega, kui ettevõte väidab, et nad on mingisuguses partnerluses, siis on tõenäoliselt tegemist pettusega. Alati kas küsige lisadokumente, kõike, mis võiks anda paremat üldpilti kogu sellest olukorrast. Investeerimisnõustamine, seda me juba siis enne veidi mainisime ka, puudutasime, et just see, et keegi tuleb ja ütleb, et ma oskan teid nõustada, andke mulle natukene raha, on ju. Et ärge kindlasti võtke investeerimisnõuandeid tundmatutelt kolmandatelt osapooltelt. Konsulteerige investeerimisnõustamisega ainult oma kauaaegselt tuntud pankuri, finantsnõustaja, advokaadid või kelledki, keda te tunnete pikemat aega ja olete loonud usalduse või helistage vähemalt neile, et keegi ikka on, kes teab aidata teid või teab suunata või teab nõu anda, et mingisuguse suvalise inimesele, kes ütleb, et ma nüüd aitan sind ja et see on minu eesmärk, siis ei tasu uskuda seda juttu. Surve otsuste tegemiseks. Siis ongi just see, et teid survestatakse tegema kiiret investeerimisotsust, näiteks, et investeerite kohe või jääte nüüd, siis muidu jääte ilma, on ju, et ärge mõelge kohe, umbes kandke raha, on ju, see on umbes ühekordne pakkumine ja kõik sellised asjad on punane lipp ja ärge tehke koostööd selliste ettevõtetega, sest et selline survestamine ei ole kunagi hea. Alati peaks inimesele andma ikkagi see ise otsustada, on ju. Nii, ebareaalne tulu. Ehk siis teile pakutakse ebareaalselt kõrget ebareaalselt kõrget tulu. Ehk siis kui lubatud kasum kõlab liiga hästi, et tõsi olla, siis tõenäoliselt on tegemist pettusega. Väljamõtmise maksud. Ehk siis teile öeldakse, et investeerige rohkem või maksad natukene juurde selleks, et võtta oma praeguseks teenitud kasum välja. Suure tõenäosusega on olukord see, et see, mis on seal arvutiekraanil teile tiksunud, mingisugune kasum on tegelikult võlts ja siis te näetegi seal võib-olla, et on mingi 25 000 eurot ja nad ütlevad, et andke 2500, et saada see 25 000 välja võtta, aga see on tegelikult skeem, sest et seda mingit tulu teil seal ei ole ja te lihtsalt maksate sinna sisse ja jäätegi oma rahast ilma. Tarkvara allalaadimine, ehk siis see ongi just, et ükskõik mingisuguseid kahtlaseid rakendusi, tarkvarasid enda arvutisse ei tasu installeerida, sealhulgas ka tarkvara, mis hõlbustab teie arvuti kaugjuhtimist. Ehk siis AnyDesk, TeamViewer, ConnectWise, Control, ehk siis need on siis need, kus sa annad ligipääsu kellelegi teisele sinu arvutis mingite asjade tegemiseks. Et jah, kui näiteks tööga seotud on niisugust asja vaja, siis ma soovitaksin võib-olla seda, et investeerimise asjad hoiad ühes arvutis ja siis see, kus on ligipääs sinu arvutile päriselt on võib-olla siis lauaarvutis, et hoida need kaks asja lahus, sest et keegi võib jälle kuskil teha sahkermahkerit ja saada lihtsalt ligipääsu teie rahale. Tundmatud veebisaidid, ehk siis ärge kunagi registreeruge kuskile kellegi soovitatud veebisaitidel. Kui registreerite, kontrollige seda veebisaidi domeeni, kas on tähed kõik samad, võib-olla seal on mingi üks väike asi, mis on nagu erinev ja see juba viib teid kuskile kahtlastele teistele lehekülgedele. Vaadake, kaua see veebisait näiteks on olnud üleval, mis on selle
ranking või siis nii-öelda nagu koht nii-öelda kogu selles mingites veebisaitide tabelis, et väga palju on erinevaid lehekülgi, mis samamoodi review'vad või siis vaatavad üle erinevaid veebisaite ja annavad ka siis teada, et tegemist on näiteks kahtlase veebisaidiga või ei tasu sinna minna ja registreerida. Ja peaksite kindlasti vältima olukordi, kus teilt nõutakse teatud küsimustele vastamist, sest et seal ongi veebi peale, lähete, hakkate registreerima ja siis nad juba küsivad mingisuguseid, öelge meile see mingi delikaatne informatsioon või see delikaatne informatsioon, et siis on juba punane lipp ja ei tasu. Tundmatud rakendused on ju, need on siis kõik need erinevad krüptokauplemisrakendused, vahetusbörsid, kõik sellised, et nagu ma enne ka mainisin, et topelt üle kontrollida kõik logod, kõik, kus te seda alla laete, kõik sellised asjad. Siis on volikiri. Ärge kunagi volitage mingit kolmandat isikut teie kontot haldama. Ärge andke mingisuguseid selliseid õigusi mingisuguste kirjade, mingisuguste muude võimaluste kaudu, et see on ka ohtlik. Siis on teie investeerimisfondide tundmatu saaja, ehk siis ärge kunagi kandke raha üle muule ettevõttele, kui te investeerite, ehk siis kui teid suunatakse raha üle kandma teise nimega ettevõttesse, on see red flag, siis punane lipp, ehk siis ütlemegi näiteks, sa teed mingisuguseid teatud samme ühel lehel ja siis viimane samm on maksmine ja see maksmine viib kuskile täiesti mingi muu ettevõtte, mingisugune domeen, kõik sellised asjad, et siis juba näete ära, et keegi on kuskilt kas häkkinud sisse või teinud mingisugused muud liigutused, et see on ka kindlasti ohtlik olukord. Siis on ähvardused, on ju, et näiteks te keeldute mingisugustest maksetest või kannetest ja teid ähvardatakse, et me alustame kohtumenetlust teie vastu. Nii et, aga see on kõik pettus, see on teie nii-öelda väljapressimine, et nende ähvardustele ei tasu alluda ja kindlasti tuleks teavitada siis politseid ja muid asutusi, sest et tegemist on ikkagi ähvardusega. Ja muude pettuste sihtmärk. See on siis see, et näiteks te olete just langenud mingisuguse pettuse ohvriks, on ju, ja teiega võtab ühendust keegi juba mingi kolmas isik, kes näiteks räägibki teile, et kuulsin, et siin saite natukene petta, on ju, või te jäite oma rahast ilma, aga nüüd ta pakub teile näiteks, kas siis aitan teil kaotatud raha tagasi saada või pakub teile mingisuguseid uusi investeerimisvõimalusi, näete, pange hoopis raha sinna, et see on legitiimne koht, on ju, et suure tõenäosusega võib juhtuda vahetult peale seda, kui te oletegi päriselt saanud petta, et selle kõigega tuleb hoida silmad lahti. Ja nagu kõigi pettuste puhul, siis taandub enda kaitsmine ikkagist andmete turvalisuse ja silmade lahti hoidmisele. Ükski seaduslik ettevõte ei pöördu teie poole raha küsimisega ja te ei tohiks ka võõrastele mitte mingit raha saata. Ja see on kuldne reegel, et kui miski tundub liiga hea, et tõsi olla, siis tõesti see tõenäoliselt ka nii on. Ja kui keegi nõuab teilt krüptoraha ja mingisuguseid maksmisi, siis see on pettus. Teatage neist ja ignoreerige kõiki edasisi sõnumeid, sest nad ei saa teile midagi teha, nad tahavadki teid hirmutada, see ongi nende eesmärk. Veel lahendusi. Siin on selline asi siis nagu Trend Microcheck, mis on siis brauseri laiendus. See on tasuta, ma kontrollisin selle üle, kas ikka on nii-öelda legitiimne brauseri laiendus ja jah, on, see on tõesti hinnatud, ühtegi nii-öelda vale hinnangut selle kohta ma nii-öelda ei leidnud ja see ongi siis, kui te näiteks satute mingisuguse scam veebilehe peale, et siis ta annab teile kohe nii-öelda hoiatuse, et tegemist on mingisuguse kahtlase leheküljega ja siis te saate siis selle alla tõmmata nii Safaris, Google Chrome'is kui ka Microsoft Edge'is. Nii et võite panna endale kirja Trend Microcheck. See on siis see leht. Nii. Ja mida teha, kui oled petta saanud? Kui arvad, et juhtusid investeerima siis petturliku firmasse,
koheselt lõpeta raha ülekandmine ja pöördu abi poole. Teavita juhtunust kindlasti ning jaga võimalikult palju infot selle kohta, mis juhtus. Ma panin siia nüüd erinevad lehed, siin on nii USA omad kui ka Eesti omad. Et miks ma näiteks ka need USA omad panin, sest et väga paljud krüptofirmad on ikkagist nii-öelda ülemaailmsed ja ütlemegi nii, et kui te ikkagist annate teada ka sinna muudesse lehtedesse, ma kohe vajutan siia, nii ma loodan, te näete. See leht, nii Report to Help Fight Fraud. Et kui te annate ka kõikidele sellistele lehtedele teada nagu Federal Trade Commission, siis ikkagist nemad juba koostavad ka oma nii-öelda andmebaase, neil on kõik informatsioon siis olemas. Nad saavad kas ise uurida edasi, võtta selle lehe maha, uurida lähemalt, kes selle taga on ja ikkagist see aitab, et mida rohkem informatsiooni neil kõigil on kõikide nende pettuste kohta, seda nii-öelda parem. Et siin ongi ilusti täpselt kirjas, mida täpselt teha, millised on need sammud, mida ette võtta. Vaatame, järgmine on Report Suspected Securities Frauds, on ka samamoodi siis USA lehekülg, aga ka jällegist väga hea, saate kõik, mina ütlen alati, et igale poole tuleb kõigest teavitada, sest et siis on neil kõigil olemas see informatsioon. Isegi näiteks mina siin reportin ja veel näiteks 10-20 inimest reportib seda, siis ikkagi need lehed võetakse maha, nendele inimestele jõutakse jälile. Samuti on siis meil olemas politsei, piirivalve, küberkuritegude teadete edastamine. See on siis, siin on leht olemas cyber.politsei.ee on ju. Ja siin te saategi edastada teate, siis on ju, siin on neil isegi pakutud erinevad variandid, said kahtlase e-kirja või konto võeti üle või siis näiteks edastan vihje on ju, või minu kontolt on raha varastatud, et kindlasti teavitada politseid, selgitada, anda neile kogu informatsioon, kõik mingisugused e-maili vahetused, kõik need inimesed, kes siis sellega seotud on ja kes teile nii-öelda tünga siis on teinud. Ja siis on ka Euroopa pettuste vastane amet, Olaf, see on nüüd, ütlemegi siis nii, et kui mina ütleks, et kuna me oleme kõik Euroopa Liidus, et siis me kõik tegelikult ka lähme sinna alla, aga siin ongi põhiliselt, et Euroopa Liiduga seotud siis nagu need, saategi panna otsimus, näiteks Euroopa pettuste vastane amet, kirjutage üles. Et kõik sellised kohad, et kahjuks on nii, et politseisse teatamine ja kõigest sellest teatamine ei garanteeri seda, et oma raha tagasi saate, sest et krüptoga üldjuhul on see, et raha tagasi saamine on väga nullilähedane, aga just see, et kui te teavitate ja te annate teada, siis seda informatsiooni kogutakse ja on võimalik kas või päästa kellegi järgmise elu, tahtsin öelda, aga jah, kellegi järgmise inimese nii-öelda langemine sellise kuriteo ja pettuse ohvriks. Ja neid pettuseid saab vältida, kui oled ettevaatlik ja teed korralikult uurimustööd. Ja samuti võite siis nõu küsida ka Eesti Krüptoraha Liidult, saates meile kirja, et meie küll ei ole politsei, meie ei saa teid võib-olla niimoodi aidata, aga ütleme, kuna meil tuleb endiselt ka kirju, inimesed küsivad nõu meie käest, et kas näiteks see on legitiimne koht, kas see on okei koht, kuhu, et minule pöördusid nii, et vahel on ka see, et jah, kõik on okei, aga me suudame ka näiteks niimoodi nii-öelda olema suutnud peatada selle, et inimene pöördubki, on just, et ma olen juba vajutamas seda klikki, et kanda oma raha ja me ütleme, et ei, kindlasti ära tee seda ja me suudame seda olukorda nii-öelda vältida, et keegi oma rahast ilma jääks. Et võite alati nõu küsida meilt, saata meile kirja oma looga või kui te soovite tõesti nõu saada ja oleme valmis teid abistama. Nii, kas kellelgi on küsimusi? Ma olen siin screen share inud ohtralt, aga ma vaatan, ma ei näegi. Ahah, ei ole kellelgi küsimusi. See läks võttu. Aga kui kellelgi ei ole küsimusi, siis aga rohkem millestki väga ei olegi rääkida, et hoidke silmad kõrvad lahti ja ärge andke oma delikaatset informatsiooni mingitele suvalistele inimestele, ärge klõpsige suvalistele lehekülgedele, ärge registreerige suvalistele lehekülgedele.
et kõik see on väga oluline silmas pidada ja suure tõenäosusega siis ka ei saa skämmi. Ja ärge investeerige raha, mida te ei taha kaotada, sest võib ka olla nii, et olete 100% kindel millestki ja kõik tundub legitiimne, kõik tundub okei, aga te ikkagist jääte hiljem oma rahast ilma, et kahjuks krüptomaailm meil on selline hetkel ja neid tagajärgi veel nii tugevaid ei ole, et saaks neid pätte kinni võtta ja neid karistada. Suuremad mängurid küll jah, aga siuksed nii-öelda väiksemad skeemitajad, et nendega on tõesti veel tükk maad tegemist. Nii et eks näis. Ja aga sellega minu poolt kõik ja keegi siin chati veel kirjutab. Tänud. Palun, loodan, et meeldis. Ja olge tublid, hoidke oma raha, hoidke oma tervist ja edukat krüptodega tegelemist.